Kuidas inimestega kiiresti head kontakti saada? Minu nimi on Roland Toko, olen Edu Akadeemia üks asutajatest ja üks asi, mis ma näen, mis väga paljude inimeste jaoks tekitab sellist probleemi, on see, et kuidas minna võõraste inimestega suhtlema ja kuidas nendega saada selline hea kontakt, sellepärast et see hea kontakti saamine on alus selleks, et üldse midagi saaks edasi minna. Et sa võiksid jõuda sõprussuhteni, mõne ärialase suhteni, mõne tööalase suhteni või eraelulise suhteni, siis ülimalt oluline, et see teine inimene tunneb, et sa oled justkui tema inimene, sa oled tema sõber. Ja ma jagan sulle 5 sellist nippi, mis on väga lihtsad, aga toimivad ja mis aitavad meeletult kiirendada seda protsessi ja miks need on vajalikud on selleks, et kui sa ei alusta seda suhtlust sellisest kohast, kus see inimene tunneb, et sa oled nii-öelda tema inimene, oma inimene, siis võib-olla te ei jõuagi selle vestlusega kuskile kaugemale, kuigi võib-olla tegelikult võiksid teie koostööst ja teie suhtlusest midagi väga imelist välja areneda. Et esimene asi on see, et ühine huvi. Ehk et üks asi, mis mina alati püüan teha, on see, et kui ma kellegi kohtun, ma püüan aru saada, et kas meil on mingi ühine huvi, kas meil on mingisugune spordiala või mingi tegevus või mingi asi, kus meil on niisugune ühine koht, et on see eneseareng või mingisugune, ma ei tea, avalik esinemine või mis iganes see on. Ja kui see üles leida, siis automaatselt see vestlus läheb väga sellisesse mõnusasse kohta, sellepärast et see teine inimene kohe tunneb, et et sa oled ka, sulle läheb ka korda see või sulle meeldib ka jalgpall nagu sulle või muusika, kitarrimäng, laulmine, mis mulle meeldib, siis on kohe mingid teemad, millest rääkida ja automaatselt tekib see tunne, et see on minu inimene, see on minu sõber. Teine asi on, kuidas kiiresti kontakti saada, on läbi soovituse. Ehk et kui mõni sinu tuttav soovitab sind mõnele inimesele, keda sina ei tunne või kes sind ei tunne ja paluta oma sõbrale lihtsalt öelda, et kuule, et kas sa saad talle öelda, et keegi Roland soovib sinuga ühendust võtta ja et ta teeb seda ja miks teil võib-olla võiks olla hea arutada ja rääkida omavahel, et kes teab, mis sealt välja tuleb. Ja mis ma olen märganud on see, et kui ma sellisel puhul teil kõne, siis see on hoopis erinev, kui ma võtan ühendust täiesti võõra inimesega ja püüan selgitada, kes ma olen ja miks ma talle helistan ja nii edasi, versus see, et mul on keegi teinud ette sellise väikse kõne või talle märku andnud, et ma ühendust võtan, siis ma ütlen, et ma olen selle meie ühise tuttava sõber ja ta andis sulle märku ja et kas sul on hetk aega rääkida ja hoopis teisest kohast on see inimene valmis siis suhtlema, sellepärast et ta juba teab minu kohta mingeid asju ja on selline usaldusväärsus meie ühise tuttava kaudu talle kohe loodud. Kolmas asi on lugude rääkimine, et inimestena me oleme ajalooliselt harjunud seda, et meie DNA-s nii-öelda on sees see, et meile meeldib kuulata lugusid ja see on parim viis, kuidas me oleme nii-öelda generatsioone pidi ajalooliselt infot edasi andnud ja sellist usaldusväärsust tekitanud ja seetõttu ka on hästi võimas asi on mingi isikliku loo jagamine. Et ma näiteks jagan sulle praegu ühte lugu, mis tegelikult viib meid järgmise punktini ka, aga üks asi, mis ma järjest rohkem näen, on see, et kui ma mingitel sündmustel käin, siis minuni tulevad erinevad inimesed, kes tulevad ja jagavad seda, et aitäh, Roland, et sa teed seda, mida sa teed. Aitäh sulle selle eest, et sa jagad oma teadmisi läbi videode, tood meie erinevaid teadmisi läbi teiste esinejate, läbi oma raamatute ja kuidas nende elud on muutunud ja nii edasi. Ja see nüüd ei olnud nagu otseselt selline nagu konkreetne lugu, aga see on niisugune nagu osa lugudest, või osa loost, mis minu igapäevaelus toimub, aga miks ma seda jagan, on tegelikult see, et üks asi võib-olla lihtsalt selle jagamine annab sulle ka aimu, et okei, et näed, et Roland jagab midagi endast, ma saan temast natuke rohkem teada, järelikult on minu jaoks kohe natukene kuidagi võib-olla tuttavam või kui ma teda näen kuskil, siis ma justkui tean teda ja kuhu see viib on järgmine punkt ongi see, et kui sa inimesi harimine, kui sa annad kellelegi midagi vajalikku, kasulikku teada, mingid õpetussõnad, mingid praktilised asjad, mis ta elus päriselt muutuseid toovad, siis jällegi ta inimene tunneb kuidagi kohe sinu osas sellist erilist austust ja tunneb sind kui autoriteeti, kui sõpra, kui keegi, kes on talle kuidagi kasulik olnud. Nii et see on ka hästi oluline asi, et sa
leiad võib-olla viise, kuidas inimestele mõni hea nõuanne asi anda ja läbi selle sa saad ka kohe jälle sellise hea kiire kontakti luua. Ja nagu ma ütlesin, et siis see võib tihti väljendada selles, kus inimesed tulevad sulle sooviga tagasi anda. Ja 5. on kingitused, mis on väga lihtne asi, aga tegelikult toimivad ja oluline muidugi siinkohal on see, et püüda siis, kui võimalik, see kingitus ikkagi teha selline, mis tuleb siira koha pealt, siirast soovist seda anda ja mis ideaalis ikkagi sellele inimesega läheb korda, et see ei ole lihtsalt mingi suvaline kingitus. Kuigi ma olen aru saanud, et tihtilugu toimib ka see, et on lihtsalt see nii-öelda siis soov seal taga, et sa soovid anda selle kingituse juba oluline, aga kõige parem on see siis sel juhul, kui see tuleb sul siirast kohast ja see läheb päriselt korda sellele inimesele, kelle selle kingituse annad. Ja see aitab sul ka seda kontakti kiiresti luua. Nii et sellised 5 mõtted siit. Esiteks siis see, et ühine mingi huvi. Teiseks siis see, et sa saad soovituse läbi mõne oma sõbra või kellegi. 3. et räägid loo. 4. et sa harid kedagi või annad midagi vajalikku teada. Ja 5. siis kingitus. Et anna mulle kommentaaris märku, mis on sinu jaoks kõige paremini toiminud või mida sa plaanid järgmisel korral katsetada ja rakendada. Ja kui on keegi, kes peaks teadma või kuulma seda, siis ole ja jaga seda videot ka edasi ja näeme juba õige pea. Tšau!